Tšau, kallid peregrupi liikmed, aitäh, et te jätkuvalt toetate kanalit ja vaatame siis tänases videos, mida on siin lähitulevik toomas elutee numbritele või gruppidele või ka sünnipäevanumbritele, et kui on sünnipäev näiteks 16 jaanuar, et see jaanuar pole tähtis, aga võtate isegi võtate 16, eks 1 + 6 on 7, panete võib-olla jaanuari ka juurde, on 8 üldse, eks ju, et valige kuidagi nagu strateegiliselt või mingi mõttega see number, mis siin tänases videos teid nagu saatma hakkab. Meisternumbritel võib-olla 11 tasub vaadata pigem ühte, 22 soovitan vaadata nii 4 kui ka 2 ja võib-olla siis 33 soovitan nii 3 kui 6 vaadata. Ja kui siin on ka neid vaatajaid, kes ei ole siis peregrupi liikmed, kes vaatavad seda video 2-3 nädalat hiljem, siis kindlasti palun tänutäheks minge peregrupi liikmete kommentaaridele, pange südameid ja pöidla nuppe, et nad ikkagi toetavad kanalit ja tänu nendele need videod ka teoks saavad. Oli meeldiv ning lähme video juurde. Tšau, elutee number 1 ja vaatame siis üle, mida on lähitulevikus tulemas number 1-le, mis on lähitulevikus tulemas number 1-le, mis on lähitulevikus tulemas number 1-le. Okei. Noh, päris huvitav. Kohe alustuseks väljas siis 3 kaarti nägu ülespidi ja tundub, et nagu justkui nii nagu nad välja tulid lauale, siis läheb nagu miski mäest alla, mulle tundub kahjuks, aga number 1. Esimese kaardina on teie jaoks väljas siis müntide 9 ja müntide 9 on selline kaart, mis räägib tegelikult nagu rahulolust ja isegi luksuslikust elust, et see on sihuke võidukuse uhkustunde kaart ja saavutuste kaart, eriti siis materiaalses mõttes mingid tööalased arengud, materiaalsed arengud. Hästi leidlik ja loov kaart on see, muidugi natukene sihuke üksildane, aga samas võib tähendada mingit netisuhtlust või et tal on see papagoi seal käe peal, et võimalusi siin on, eks ju, aga see kaart ütleb, et te saate ise kõigega hästi hakkama, eriti materiaalses mõttes. Nüüd aga teisena on siin kohe väljas siis ka karikate 8 ja karikate 8 justkui ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda mingi elumõtte või eluunistuse poole, peaksite justkui te mingi negatiivse emotsiooni jätma minevikku. Ma ei tea, mis osas teil see mingi negatiivne emotsioon võib olla. Midagi, mis juhtus teiega minevikus, millegist te hoiate nagu kinni, mulle tundub. Ja see on võib-olla nagu justkui ka natukene mingi viha või vaen justkui mingi teise inimese vastu, kes teiega halvasti võib-olla käitus, aga see kaart nagu ütleb, et sellest peaks nagu lahti laskma. Et läbi selle te saate nagu liikuda edasi. See muidugi, see ei pruugi alati 100% olla teie energia. Võib-olla keegi tunneb teie vastu mingit negatiivset emotsiooni. See võib olla mingi kolmas osapool, sest kolmanda kaardina tuli välja mõõkade 3 ja mõõkade 3 on kolmandate osapoolte kaart. Võib ta tähendada mingeid siukseid segavaid faktoreid suhetes, eks ju, tööalased asjad segavad romantilisi sidemeid ja vastupidi ja ka sõprussidemed ja hobid, eks ju, ja võimalusi on palju, aga selle kaardiga natukene peab nagu ettevaatlik olema, et ei üritaks või siis ärge laske kolmandatel osapooltel tulla mingite oluliste või tähtsate liitude vahele. Võib seal midagi siukest nagu olla mingis teatud olukorras, aga kindlasti ei tohiks nagu negatiivselt suhtuda. Ja Luna tuli ka nüüd siia kõrvale vaatama, mis toimub. Meil on uus asetus täna ja teise rea alustuseks on grupile number 1 anda välja siis müntide 4. Müntide 4 on enam-vähem sihuke stabiilsuse ja turvatunde kaart, aga see kaart nagu ütleb seda, et kui te ise suudate enda rahaasjadega nagu hästi ümber käia, siis te säilitate või saavutate selle stabiilse või turvalise energia iseenda jaoks. Aga te peate siin olema siis hoolas. See on natukene sihuke nagu ettevaatlikkuse kaart ka, et ta nagu hoiatab mingite nagu varguste või pettuste eest, et olge ettevaatlik, et ärge laske ennast nagu ninapidi vedada siin mingites rahaasjades. Et kindlasti ei tasu siin nagu kõrvalistele isikutele usaldada enda mingeid rahaasju.
Ja täpselt nii tuleb siit eelviimase kaardina välja anda siis müntide 5. Muidugi selles suhtes on nagu positiivne, et müntide 4 ja kohe järgi müntide 5. Ehk siis 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti, mis peaks tähendama kaardi aspektis arengut. Ja kuna tegemist on müntidega, siis on külluslikud viljakad. Mingi hea õnn võib teid tabada väga järsku. Mingid siuksed arengud peaksid siin toimuma. Muidugi müntide 5 on siuke pettuse, varguse, hüljatustunde, puudustunde, materiaalsete probleemide kaart. Aga väga võimalik, et siin ongi, miks see üleval reas oli ka see karikate 8 ja mõõkade 3, et väga võimalik, et siin minevikus siis mingi kolmas osapool oli teie jaoks materiaalselt mingi laastav või keegi pettis või valetas või varastas tõesti teie tagant või kasutas teid nagu ära, mulle tundub. Ja te olete ennast nüüd nagu üles ehitamas. Ikkagi nagu peate ettevaatlik olema, et minevikust ei üritaks tagasi tulla mingid negatiivsed inimesed, täpselt nii. Viimase kaardina number 1 tuleb teile välja kuradi kaart. Ja siin võib siis materiaalsetes asjades ohtlik nagu olla, et te võite väga heas olukorras praegu olla selle müntide 9-ga, mis tuli alguses, aga teine rida on täiesti siuke nagu hoiatamise rida. Kuradi kaart tähendab toksilisi inimesi, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi, mingit illusioonide vangis olemist ka, et keegi võib üritada teile mingeid illusioone luua, et see ongi siuke pettuste valede energia, et eriti just siis materiaalsetes asjades peate siin lähitulevikus natukene nagu ettevaatlik olema ja kui olete suhtes olev inimene, siis peate ettevaatlik olema, et keegi üritaks nagu kolmandaks osapooleks tulla teie suhtesse või teid panna siis või teid teha kolmandaks osapooleks enda suhtes, et mingi siuke asi võib siin ka kellegi jaoks nagu olla, et tuleb teie ellu mingi inimene, tundub, et ta on vallaline, tegelikult ei ole, et müntide 9 tegelikult ütles kohe alguses ära, et te saate ise väga hästi oma asjadega hakkama, ei pea siin liigselt palju teiste inimeste pärast muretsema, ei pea kellelegi liigselt palju midagi usaldama. Elude number 1 või grupp number 1, see oli siis teie lugemine peregrupi liikmetele, suured tänud, kindlasti tavavaataja, kui kunagi näeb seda video, siis kindlasti viskab ka peregrupi liikmetele pöidlaid ja südameid, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau grupp number 2 või elutee number 2 ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja elutee number 2 või 11, isegi meisternumbrid ka võivad siin olla. Ja ütleks niimoodi, et meistrite numbritel 11 võib-olla soovitaks seda eelmist number 1 video natukene rohkem vaadata. Ja täpselt nii, lõpetuseks viimase kaardina hüppab siit välja just see kaart, mis oli grupil number 1, milleks on siis mõõkade 3, nii et kõik elutee number 11 vaatajad, kes te just tulite siia videosse seda vaatama, siis minge vaadake teie hoopis eelmist lugemist, sest grupp number 2 tahab saada oma lugemist. Anname talle esimese kaardina välja selle mõõkade 3 ära. Mõõkade 3 võib tähendada mingeid kolmandaid osapooli, segavaid faktoreid sidemetes või suhetes. Et suhtes olevad inimesed peavad ettevaatlikud olema, et ei tekiks sinna muid segavaid faktoreid või isikuid ja ka vallalised inimesed, olge ettevaatlikud, et keegi ei üritaks teid teha kolmandaks osapooleks enda suhtes. Küll nüüd aga elutee number 2 on siin teile natukene sarnast energiat, aga võib-olla natukene ka teise külje alt. Et ma ei tea nüüd, kumb kaart siin nüüd esimesena välja kukkus, aga kõik kaardid, mis on nägu ülespidi, on mõõgad. Ja tundub, et siit midagi tuleb. Annan võib-olla teise kaardina välja mõõkade 5, mis on natukene siuke nagu vaenuliku energia kaart, justkui nagu halva soovimine, kuulujuttude levitamine, mingi selja taga rääkimine või maha tegemine, eks ju. Et see võib nüüd olla seotud mingi mineviku olukorraga. Keegi, kellest te ütlesite lahti või keegi, kes teist ütles lahti. Midagi siin oli, keegi ütles kellegile midagi halvasti, kindlasti oli tegemist mingi negatiivse suhtlusega mõõkadega, et mõõgad on väga suhtlevad kaardid, muidugi mentaalsed energiat, keegi võis üritada kellegiga mingi mentaalseid mänge mängida, aga justkui kellelgi läheb siin nagu paremini,
kui teisel isikul ja see isik, kes nagu seda näeb, et teisel läheb paremini, selles inimeses on mingi viha millegi pärast, aga okei. Kolmanda kaardina on esimesse ritta välja anda ka siis mõõkade 10. Nüüd muidugi mõõkade 10 on 10-test kõige raskem nagu kaart, et 10 mõõka selga nagu pildi pealt on näha, eks ju, aga see ei tähenda nagu surma, vaid see tähendabki seda, et keegi on nagu justkui põhjas ära käinud ja see on valgustushetk või pöördepunkt elus kaart, mis ütleb nüüd, et enam ei saa mäest allapoole minna, te olete põhjas ja seal peaks hakkama tee liikuma üles mäge. Ehk siis mulle siit hetkel sellest esimesest reast nagu tundub, et kellelgi võis olla mingi väga nagu raske tsükkel siis selja taga. See võis olla seotud ka mingi numeroloogilise teemaga, et see number 11 elutee number, eks ju, ja see number 1, mis ma just eelmise lugemise tegin, et midagi siin võis olla seost, aga hea küll, on ju. Et põhimõtteliselt ikkagi peaks see tähendama teie jaoks mingit sükest paremat tsüklit. Nüüd muidugi on põnev, nagu ma ütlesin, et mõõgad terves selles lugemises teist rida on vaja alustada meil mõõkade kuninga ja mõõkade ässaga. Ehk siis väga võimekad kaardid mõlemad, meesenergia kuningal muidugi ei tähenda alati meeste rahvast, võib selle taga olla ka naiste rahvas, võib see mõlemale sugupoolel olla mingi austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart, aga mõõkade kuningas iseenesest on hästi iseseisev, hästi nutikas, taibukas, aus, õiglane, mõõkadega kindlasti väga hea suhtleja ja ta on suhteliselt otsekohene inimene või otsekohese ütlemisega või ennast siuke nagu kehtestav. Kellegi jaoks võib-olla terava keelega, et kui selle järgi tunnete kedagi selles inimeses ära, siis on see selle inimese energia, võib-olla on teie enda energia, võib-olla on see energia võimalik teil saavutada, aga midagi positiivset siin nagu on või midagi tegemist on siin õigluse või aususega, sellepärast et teise kaardina see mõõkade äss, see on siuke nagu illusioonidest vabanemise kaart, et kui keegi on teile valetanud, varastanud, petnud, siis need asjad peaksid kõik nagu justkui välja tulema. Et kui teil on mingid küsimused, millele ei ole olnud nagu vastuseid, siis justkui see kaart jälle ütleb, et need vastused peaksid teieni varsti tulema. Et ülimalt positiivne on nüüd see teine rida, eks ju, ja mõõkade äss on veel väga hea ka siuke uute või edukate mingite alguste nagu kaart, et elutee number 2 või grupp 2 või isegi elutee number 11, eks ju, kui te olete mõelnud siin midagi proovida või alustada, siis ma vähemalt soovitaksin nagu proovida, sest mõõkade äss on mõnikord selline kaart, mis ütleb, et mingi uus asi võib kellegi jaoks hästi kiiresti arenema hakata. Ma ei tea, mis see teie jaoks on, aga midagi siin võib olla. Ja lõpetuseks selle peale, teise rea lõppu tuleb mõõkade 9. Mul isegi tõmbas nagu korra nagu mingi klombi või midagi nagu kurku, et päris huvitav, et tõesti täiesti nagu mõõkade lugemine ja esimene rida lõppes 10 ja teine rida lõppes 9. Ja see mulle millegipärast natukene ütleb nagu seda, et te olete siin nagu lõpusirgel või et te oletegi just hetkel lõpetamas seda nagu rasket tsüklit, sest 9 ja 10, eks ju, kõrvuti olevad samast mastist kaardid tähendavad tegelikult nagu arengut, ehk siis mingid mentaalsed ja võib-olla mingi ka kommunikatsiooniga seoses mingid arengud, et muidu nagu mõõkad 9 on siuke nagu mineviku kahetsemise kaart ja halbade unenägude kaart või unepuuduse kaart. Ja temas on palju siukest nagu ärevust või stressi ja teis võib ka olla, aga tegelikult on vaja nagu sellest olukorrast siis võib-olla lihtsalt nagu õppida ja lasta lahti sellest nagu negatiivsest emotsioonist. Ja muidugi ei ole siin üldse kindel, et see võib ka olla nagu mingi teise inimese energia, et justkui teie olete võib-olla just õppinud enda olukorrast või sellest veast, mis teie vahel nagu toimus, aga keegi teine inimene ei ole ja ta hoiab siiamaani mingitest asjadest kinni ja ta ei saa magada ja mingi siuke asi võib kellelgi siin täiesti olla. Midagi võis olla seotud siin kolmandate osapooltega või segavate osapooltega sidemetes või suhetes. Igal juhul ma loodan, et teie jaoks tähendab see arengut, ärge ise üritage kedagi taga rääkida ja pigem üritage siis alustada mingeid uusi asju või proovida mingeid uusi asju, sest kellegi jaoks midagi võib väga kiirelt hakata arenema. Grupp 2, elutee number 2 või 11, see oli siis peregrupi liikmetele aitäh, et nad toetavad kanalit ja kui peaks vaatama seda inimesed, kes ei ole peregrupi liikmed, siis kindlasti visake peregrupi liikmete kommentaaridele südameid ja pöidlaid. Aitäh, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšauki tšau, elutee number 3 või grupp number 3 või siis jah, mis te ise soovisite, et selle järgi, kuidas te valisite, kui te olete seda vaatama tulnud, siis vaatame, mis on siin tulemas teile tulevikus. Mis on tulemas siin lähitulevikus, elutee number 3, mis on tulemas. Ja selle 3 peal hakkasid nagu kaardid kohe siit pakist välja hüppama ja tundub, et tuleb siuke päris tugev algus, sellepärast et esimese kaardina on kohe siin teil väljas sauade emand. Minu jaoks kõige võimekam siuke emanda kaart Taro pakis, on ta siuke edukas, on ta võidukas, ta on hästi enesekindel. Sauad näitavad aktiivsust, loovust, kirglikkust, võivad näidata sportlikkust, head välimust, tugevat seksuaalenergiat, eks ju, selle sauaga. Et tegemist on naisenergia kaardiga, aga võib siin kaardi taga olla nii meespool kui naispool. Et mõlemale nii-öelda siis vaatajale on see ka võimalusel siis siuke nagu kütkestava, kirgliku, austaja, partneri, mingi lähedase isiku energiakaart, kui see ei ole teie enda nagu energia. Et kui keegi tunneb ära, siis võib see olla ka teie enda energia, eks ju. Nüüd aga teise kaardina oli siin kohe väljas ka siis sauade 4 ja sauade 4 on tegelikult väga hea siuke nagu liitude tähistamise kaart, et on kõige rohkem siuke nagu abieluliidu kaart, aga ta võib tähendada ka positiivseid sõprussidemeid või mingeid tööalaseid sidemeid või suhteid, mida te saate siin tulevikus nagu tähistada. Ja võib ka tähendada muidugi kellegi jaoks seda, et teie ellu on peatselt tulemas siis mingi siuke uus tugev mingi liit või suhe, mida on võimalik siis tulevikus nagu tähistada. Samas on siin keegi või miski kahe vahel, sest 3. kaardina on teil väljas mõõkade 2. Ja see on tõesti natukene siuke nagu blokeeritustunde kaart ja võib tähendada kellegi jaoks seda, et teil on vaja teha ära mingi otsus või nagu valik, et kuhu suunas võib-olla te edasi nagu liigute. Ja sellest olenebki see, et mis edasisi võimalikke suhteid teil on võimalik nagu luua. Ma ei tea ka, miks, kas keegi võib siin natukene minevikus kinni olla mingites asjades. See ei pruugi teie energia olla, see võib keegi teine olla. Aga mõõkade 2-ga keegi võib siin natukene olla kinni mingites mineviku asjades. Samas nüüd teise rea alustuseks tuleb grupile või eluteele number 3 välja ka sauade 3, teie enda siuke mõnus energia ja kuna teil esimeses reas oli olemas ka sauade 4, siis on juba nagu samast mastist 2 kõrvuti olevat kaarti, mis tähendab siis kaardi aspektis arengut. Ehk siis aktiivsed, loovad, külluslikud, kirglikud, mingid siuksed tugevad arengud või kiired arengud, mulle tundub, et on siin teie poole tulemas. Sauade 3 muidugi iseenesest on siuke ettenägelikkuse kaart ja ta tähendab mingi uue teekonna algust ja siin, kui mõõkade 2 oli nagu 2 valiku vahel olemine, siis sauade 3 peal näitab nagu mitmeid erinevaid valikuid, siis justkui nagu 3 ja tegelikult see ütleb, et ei tohiks siin nii palju seda segadust ikkagi nagu olla ja samas see kaart just ise ütlebki seda, et teie enda sisetunne juhatab teid õige tee või õige otsuse või õige valiku või õige inimeseni. Igal juhul tegutsemise energia siin on 3 saua juba, see aktiivsus, loovus, kirlikkus, eks ju, et peategi olema ise lihtsalt aktiivne, tegutsema enda olukordade nimel ja läbi selle enesekindluse ja tegutsemise peaks siin tulema mingid väga positiivsed tulemused teie jaoks, mulle tundub. Ja ka väga vabastavad energiat, sellepärast et on väljas siin eelviimase kaardina teil kohtukaart. See on siis suure arkaani number 20 ja tähendab siis see sellist nagu spirituaalset ärkamist ja justkui ka nagu negatiivse mineviku nagu vabastamist. Et ta on siuke tegelikult tõdede ja avastuste kaart, aga ta on just hästi suur siuke nagu eneseavastuse kaart. Ja see kaart nagu ütleb, et tänu mingile avastusele või tänu mingile tõele või tänu mingile selgusele on teil võimalik siis lahti lasta mingist negatiivsest mineviku energiast, et ma ei tea, mis see kellegi jaoks täpselt siin on, see negatiivne mineviku energia, aga mingi avastus või mingi selgus siin olukorras peaks tulema, et ükskõik millele te hetkel otsite nagu vastust. Ja need võivad muidugi olla ka materiaalsed asjad, sest et viimase kaardina grupp 3 või elutee number 3 on teil väljas siis müntide 4 ja müntide 4 on siis stabiilsuse ja turvatunde nagu kaart. Aga ta räägib nagu rahaga hästi ümberkäimisest, et ütleb, et kui te oskate enda rahaga hästi ümber käia ja liigselt palju ei larista, siis te suudate nagu säilitada või saavutada hästi stabiilse või turvalise keskkonna iseenda jaoks.
samas ta ütleb nagu ka hoiatab selles suhtes, et te peate ettevaatlik olema mingite petturite või varaste või mingite sihukeste isikute eest, et see on natukene negatiivse poole pealt sihuke nagu varguste nagu kaart, et ei tasu liigselt palju kõrvalistele isikutele usaldada enda materiaalseid asju, aga üldplaanis muus pildis näen ma siin tulemas teie poole päris suuri arenguid. nii et aitäh peregrupi liikmetele, et nad kanalit toetavad ning tavavaatajad siis kindlasti minge pange ka peregrupi liikmete kommentaaridele pöidlaides südamenuppe. oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau grupp number 4 või elutee 4 või siis elutee 22 meisternumber ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis on siit tulemas numbrile 4? Mis on siit tulemas numbrile 4? Lähitulevik numbrile 4. Elude number, sünnipäeva number, kõik numbrid. Ja huvitav, kõik numbrid ja kõik numbrid tähendab seda, et kõik kaardid tulevad lauale tagurpidi. Ma eeldan, et nad tulid kuidagi niimoodi ja need kaks kaarti olid kõige esimesed. Ehk siis alumine kaart tuli kõige esimesena lauale. Ja vau, esimese kaardina grupp 4 või elutee 4 on teil väljas siis müntide äss. Ja müntide äss nüüd ässaga alustada on küll ülimalt positiivne, et see on külluse ja viljakuse ja sihuke soovide või unistuste täitumise kaart. Et kindlasti võivad siin materiaalsed asjad siis areneda, võite saada mingeid üllatusi, mingeid kingitusi, palgatõus võib tööl olla või mingi ametikõrgendus, eks ju nii-öelda. Oma ärid võivad siin, ma ei tea, kas te asutate mingi asja siis või läheb äril hästi või midagi siit on nagu, et kui te mängite lotot, võib seal õnne olla, et võimalusi on siin selle kaardiga nagu palju, et see on üldine sihuke külluse ja viljakuse kaart, muidugi ka armastuse ja raseduse energia, eks ju, et võimalusi on tõesti palju. Teise kaardina oli seal peal mõõkade emand. Nüüd mõõkade emand on naisenergia kaart, aga ei pea alati tähendama naiste rahvast, et nii emandate kui kuningate taga võivad olla ka teise soo esindajad. Muidugi nüüd mõõkade emanda tunnete ära selle iseseisvuse järgi, aususe, õigluse järgi. Mõõkadega peaks mõõkade emand olema ka väga hea suhtleja. Samas nüüd mõõkade emand üks väike miinus on see, et mõõkade emand on iseendaga vahel nagu liiga karm. Võib näha tänu sellele ka maailma vahepeal natukene tumedates toonides. Sihuke huvitav energia, samas alati ütlen selle kaardiga, et ärge olge iseendaga liiga karmid või kui te teate seda isikut, siis öelge talle seda edasi, et ta ei oleks iseendaga liiga nagu karm. Et siin mõõkade emand vahepeal võib nagu liiga üle mõelda või liiga keeruliseks ise mõelda enda olukorda, et tegelikult ei ole asi nii hull üldse. Muidugi paljude jaoks võib see siin olla sihuke kõhkleva, kahkleva austaja, lähedase isiku või mingi siukse inimese energiakaart. Et võib-olla tõesti mingi sihuke austaja energia. Samas nüüd kolmanda kaardina paugutab ära ja tuleb siia välja keisrinna. Ja keisrinna nüüd elutee number 4 on siis 100% naisterahva energiakaart. Et kui mõõkade emanda taga võib ka olla meesterahvas, siis keisrinna taga on 100% naisterahvas, sest see on raseduse kaart. Ja tähendab see küllust ja viljakust ja eluga rahulolu ja kõigega toimetulekut ja sihuke väga-väga nagu positiivne energia, isegi sihuke nagu võimekas energia, et see võib mingis mõttes tähendada ka sihukest nagu kuulsust või sihukest nagu võimekust või midagi taolist, nagu et see on võimsa naisterahva energia. See võib tähendada ülemust, see võib olla nagu ema energia ka, et siin mingid suhted või sidemed emaga võivad lähitulevikus tähtsad olla. Aga mingi naisterahvas siin nagu midagi valitseb. Kuna siin ees on see müntide äss, eks ju, siis see on väga võimalik, et mingi tööl mingi võimeka ülemuse energia, aga naistel on kindlasti võimalik endal see saavutada nüüd. Meeste puhul võib see tähendada siis viljakat või heal järjel olevat austajat, partnerit, midagi siukest. Vaatame, mida see teine rida toob ja alustame kohe siis lõvikaardiga jõud ja suure arkaani number 8. 8 on jälle siuke
nagu rahanumber, eks ju, et midagi siin ilmselt grupp 4 või elutee 4 või meister number 22, teil on siin midagi tegemist materiaalsete asjadega, samas jõukaart nüüd ütleb seda, et teis on olemas nii füüsiline kui mentaalne jõud, et minna mingil teekonnal edasi. jah, ta tähendab seda, et tuleb mingeid pisikesi tagasilööke või kaikaid kodaratesse, aga see kaart just ütlebki seda, et mida vähem te tähelepanu pöörate sihukestele negatiivsetele asjadele ja lasete ennast vähem häirida, seda lihtsamini te sõidate neist olukordadest mööda või üle või ümber või mis iganes, eks ju. ja kaart põhimõtteliselt ütleb seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole teil võimalust nagu kaotada, et te peate lihtsalt edasi järjepidevalt tegutsema enda eesmärgi nimel ja läbi selle on need asjad tulemas. ja muidugi on siin midagi seoses ka minevikuga, on siin väljas teil karikate 8 ja karikate 8 on justkui sihuke nagu elu mõtte või unistuse poole liikumise kaart või edasiliikumise nagu kaart. aga see kaart ütleb, et selle jaoks, et keegi saaks liikuda siin nagu edasi, on vaja millestki negatiivsest lasta lahti, midagi negatiivset minevikust. enamasti on see negatiivne emotsioon, kuna karikad on emotsioonikaardid ja kuna on ka nagu romantika energia, siis see on mingi mineviku romantilise olukorraga võib-olla seoses on siin midagi. võib see olla toksilise sideme suhtekaart ka või halbade harjumuste sõltuvuste kaart, aga pigem on siin tegemist, ma arvan, siis mingi negatiivse mineviku emotsiooniga, et peaks üritama siis õppida mineviku vigadest ja lahti laskma nagu. muidugi viimase kaardina on nüüd siin teie jaoks väljas mõõkade 2 ja noh, 4 muidugi 2-ga jaguneb väga hästi, aga kellelgi on siin 2 valikut või 2 võimalust või keegi peab siin vastu võtma mingi otsuse või tegema ära mingi valiku. blokeeritustunne võib olla, see muidugi ei pruugi olla ka teie energia. see võib ka olla kellegi teisi inimese energia, eriti kui te olete vallaline inimene, siis võib-olla inimene, kes peaks teie teele nagu tulema, hetkel võitleb siis selle vahel, et kuidas ta saaks lahti lasta minevikust ja liikuda tuleviku poole, mulle tundub, või siis on see sõnum teile endale, et te peaksite nagu lahti laskma mineviku energiast ja hakkama liikuma tuleviku poole. aga peregrupi liikmetele suured tänud kanali toetuse eest, kui on tavavaatajaid siin, siis kindlasti minge visake peregrupi liikmete kommentaaridele pöidlaid ja südameid, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, grupp number 5 või elutee number 5 ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. ja elutee 5 või grupp 5 või sünnipäeva number 5, mis on tulemas siin numbrile 5, lähitulevik number 5-le. ja tundub, et suhteliselt sihuke omane nagu energia isegi ja hea küll, väga põnev. esimese kaardina lendas siin teile kohe välja siis jõukaart. jõukaart räägib nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest ja see kaart ütleb, et teis on kõik olemas ja te saate nagu hakkama. ta ütleb küll seda, et võib tulla pisikesi tagasilööke või kaikaid kodaratesse, aga te ei tohi lasta ennast liigselt sellest häirida, et seda lihtsamini te lähete nendest olukordadest mööda või üle või ümber, eks ju. ja kokkuvõttes see kaart ütleb seda, et teil ei ole võimalust kaotada, kui te ise alla ei anna. nii et igal juhul tasub siin teil edasi nagu tegutseda mingi eesmärgi nimel, sest mulle tundub, et siin mingi kõva tegutsemine käib, sest ülejäänud kaardid, mis siin nägu ülespidi on kõik sauade kaardid. muidugi nüüd teise kaardina on siin teile välja anda teie enda energia number 5, aga sauade 5, mis ei ole siis kõige positiivsema energiaga kaart, ta ei tähenda küll midagi nagu hullu, aga ta on niisugune võitlemise või võistlemise kaart. võib ta tähendada siin kindlasti mingit konkurentsi mingis olukorras, aga sihuke sauad on aktiivne, loov ja kirglik energia, ehk siis tegutsemine mingi eesmärgi nimel, see võib ka olla treenimine või harjutamine, et need inimesed siin materdavad nende sauadega, et jällegi sihuke nagu ärritavate sündmuste kaart või pisikeste nagu tagasilöökide energia, aga ei tohi lasta siis nii-öelda sellest ennast mõjutada. ja kolmanda kaardina nägin siin laua peale kukkuvat sauade 7 ja sauade 7 on täpselt sihuke kaart, et sauade 6 on siit vahelt nüüd nagu puudu, aga sauade 7 on sihuke kaart, mis on endale ja enda põhimõtetele nagu kindlaks jäämise kaart. ja see kaart ütleb seda nagu, et ärge liigselt palju võtke arvesse või südamesse võib-olla siis teiste inimeste mingit arvamust või mingit soovitust ja siin võib ka see nagu negatiivse poole pealt tähendada seda,
seda, et keegi võib meelega üritada teile nagu halba nõu anda või soovitust siis, et teid enda teekonnalt nagu kõrvale suunata või midagi sellist. Et pigem tegutsege siin enda sisetunde järgi, usaldage enda sisetunnet, intuitsiooni, aga kindlasti väga kõva sihuke nagu tegutsemise energia nende sauadega on ja tuleb teda juurde, sellepärast et teine rida algab siis teise kaardiga ja see on siis sauade teine kaart ehk sauade 2 ja sauade 2, noh, kahed muidugi tähendavad alati mingit valikuvõimalust, eks ju, aga sauade 2 on rohkem sihuke nagu valiku ära tegemise kaart, et pildilt on näha ka, et ta on ühest sauast hoiab kinni, tal on mingi gloobus käes ja teine sau on jäänud tal nagu selja taha, et väga võimalik, et siis kas teie või teiega seotud isik on tegemas ära siin mingit kindlat otsust või valimas mingit nagu olukorda, noh, see gloobus seal käe peal, eks ju, see võib tähendada mingit sihukest netisuhtlust või pikema vahemaaga mingit sidet või suhtlust, aga võib ka olla sihuke reisimise või asukoha muutmise kaart. Et võib siin palju liikumist kindlasti number 5 ette tulla lähitulevikus, et tõesti sihuke sauasid täis on see laud hetkel ja väga võimalik siis jah, et te teete ise ära mingi otsuse või igal juhul usaldage enda sisetunnet, siin mulle tundub, et see on kõige tähtsam. Nüüd muidugi eelviimase kaardina on teil väljas siin õnneratas ja noh, õnneratas on sihuke nagu huvitav, et õnneratas, eks ju, käib ringi ratast, ta tuleb ja läheb, aga õnneratas on sihuke kaart, mis tegelikult ütleb, et ei tohiks jääda liigselt kauaks ühe koha peale nagu seisma, sest see kaart ütleb, et kui te jääte ühe koha peale nagu seisma, siis võivad ära lõppeda mingid võimalused või mingid olukorrad ja võib teid hakata nagu saatma mingi ebaõnn, et igal juhul selle kaardiga on vaja nagu edasi tegutseda ja kui te ise tegutsete, siis peaks universum saatma teile mingeid uusi võimalusi või mingeid uusi valikuid ja peaks teid saatma ka hea õnne või mingi edukusega, et igal juhul on siin tähtis nii-öelda siis edasi tegutseda mingi eesmärgi nimel, et mitte mingil juhul jääda nagu ühe koha peale seisma. Ja tuleb siit viimase kaardina välja ka mõõkade 3 ja mõõkade 3-ga nüüd natukene peab siin olema ettevaatlik, sest see võibki just tähendada seda, et kui te jääte ühe koha peale liiga kauaks seisma, siis võivad hakata tulla teie ellu mingid segavad faktorid. Ta võib tähendada kolmandaid isikuid suhetes, aga segavad faktorid võivad ka olla nagu, et mingid tööasjad hakkavad suhteasju segama ja suhteasjad hakkavad sõpradega mingeid asju segama ja sõpradega asjad hakkavad hobisid segama ja kõike vastupidi ka, eks ju, et võimalusi siin on palju. Samas ka, kui te olete isegi vallaline inimene, tasub olla natukene ettevaatlik, sest mõõkade 3 võib tähendada ka seda, et kui teie ellu tekivad mingid uued isikud, siis nad võivad üritada teid teha kolmandaks osapooleks enda suhtes. Et sihuke natukene nagu ebalev energia selle mõõkade 3-ga, samas see eelnev oli ka siin sihuke huvitav, eks, et see sauade 5 sellised väiksed nagu riiukuse energiat sauade 7-ga, et keegi võib meelega mingit halba nõu anda, et siin võib-olla viiete peate natukene ka nagu ettevaatlikud olema, et keegi, kes teile annab mingit suhtealast nõu, ei pruugi olla hoopis huvitatud teie partnerist või mingi sihuke energia siin natukene nagu on, et väga-väga naljakas energia, samas jõukaart ütles, et kui te ise alla ei anna, ei ole siin võimalust kaotada. Number 5 või elutee 5 või grupp 5 või mille järgi te valisite, oli meeldiv muidugi peregrupi liikmetele, suure tänud toetamast ja kui on siin neid, kes näevad seda video hiljem, siis kindlasti minge pange peregrupi liikmetele pöidlaid ja südameid nende kommentaaridele. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, grupp number 6 või elutee number 6 või siis ka meister number 33 elutee number ja vaatame siis, mis siin on, aga pigem ikkagi see 6 energia, eks ju, et see 33 ka ikkagi on, kas 33 võivad minna vaadata ka number 3 video, et ikkagi see numbrite energia peaks ikka läbi nende numbrite tulema ja mis on tulemas siin 6-le? Mis on tulemas siin 6-le lähitulevikus, mis on tulemas 6-le lähitulevikus ja ai. Kohe siin meister numbrid tõmbasid enda energiaga mulle koti pähe, ütleme nii, ja okei. Need olid viimased kaardid, jätame nad siia lõppu ja nii kui siin sellest 3-st natukene juttu oli, eks ju, siis
kuued, esimese kaardina tuleb teile välja anda müntide 3, mis iseenesest on väga positiivne nagu energia, et see on väga hea siuke nagu tööalane energia, meeskonnatööd näitab head. Kindlasti see kaart võib nagu teile soovituslik ka olla, see kaart ütleb, et ärge üritage üksi midagi nagu läbi suruda, et küsige kellegilt nõu või küsige kellegilt abi, sest see kaart nagu justkui ütleb, et teid aidatakse hea meelega ja tänu sellele on võimalik ka kiiremini areneda ja on siin võimalik teha ka mingeid edasisi justkui mingeid tulevikuplaane. Et ma ei tea, kas see on tõesti siis mingi tööl mingite asjade organiseerimine või elus, aga igal juhul siuke külluslik viljakas energia. Muidugi teise kaardina oli siin teile kohe välja tulemas siis ka ülem Preestrinna ja tegemist on siis hästi spirituaalse siukse naisenergia kaardiga. See on siuke tarolugeja energia, ma ei tea, kas midagi väga hästi teil resoneerub või olete te seotud mingi tarolugejaga või te teete ise taro. Midagi te võite avastada ka endas mingi hea võime teha taro või ma ei tea, mis siin sellega on, nagu see on siuke müstiline nagu kaart, võib tähendada mingit saladust, keegi võib mingi saladuse teada saada, teie võite teada midagi võib olla siin seoses ka nagu salakavalusega. Väga huvitav, väga huvitav. Noh, kõige rohkem jah, see on siuke eneseavastuse kaart, eks ju, et keegi võib avastada endas ka mingi võime siis nii-öelda tajuda inimesi. Igal juhul kolmanda kaardina on siin teile väljas ka sauade 5, mis on siis natukene siuke tülikas või riiukas kaart. Võib tähendada siin siukest võitlust või võistlemist, siis natukene konkurentsi energia siin on, võib tähendada ka treenimist ja harjutamist. Et noh, nad madistavad sauadega selle pildi peal, eks, et kindlasti siuke natukene nagu ärevate sündmuste kaart või pisikeste tagasilöökide kaart, aga tõesti kellegi jaoks võib see olla siuke nagu konkurentsi kaart, aga samas kellegi jaoks nagu treenimise kaart, et tasub konfliktidest ennast nagu eemale hoida, aga midagi väga hullu siin nagu ka ei näe. Ja tegelikult teist rida alustame nüüd ülimalt positiivselt number 6, sellepärast et on meil siin väljas karikate 10 ja karikate 10 on siuke head aegade ettekulutuse kaart, ta räägib pereõnnest ja kõik 10 siis lõpetavad ära mingi vanema võib-olla mitte nii eduka tsükli ja alustavad uut paremat tsüklit ja see kaart peaks siis just nagu emotsionaalselt või siis romantilises mõttes olema kellegi jaoks nagu palju külluslikum, kui oli siis see mineviku nagu tsükkel, et väga huvitav energia, et keegi võib siin tutvuda mingi siukse nagu spiritualistiga, mulle tundub, või mingi spirituaalinimesega või kellelgi võivad mingid hästi sarnased hobid olla. On siin eelviimase kaardina väljas muidugi ka müntide 4, mis on nüüd stabiilsuse ja turvatunde kaart, aga ta natukene nagu hoiatab ka, et ta ütleb muidugi seda, et kui te oskate nagu hästi enda rahaasjadega nagu ümber käia ja liigselt palju ei kuluta või ei larista, siis te saate väga hästi nagu hakkama, aga millegipärast on natukene siuke nagu hoiatav ka, et ärge usaldage nagu siukestele kõrvalistele isikutele võib-olla liigselt palju enda nagu mingeid rahaasju, et keegi võib siin üritada teile mingit kotti pähe tõmmata ja olge nagu ettevaatlik siukeste materiaalsete asjadega siin lähitulevikus, et midagi siin nagu on, kui te olete piisavalt tähelepanelik ja hoolikas, siis on kõik hästi, kui ei ole, siis võib midagi siin ka juhtuda. Samas nagu see ülem Preestrinna, eks ju, et see on siuke nagu avastuste ja selguste kaart, et võib ka olla nagu see, et kui siin midagi juhtus, siis mingi asi võib hoopis nagu välja tulla. Ja muidugi lõpetame nüüd väga positiivsel noodil, number 6 tuleb teie enda energia ja selleks on siis sauade 6. Ma ei tea, ma võib-olla näitasin nüüd mingi ülilähedalt, sest mul on siin mingi uus paigutus sellel ladumisel, aga sauade 6 on võidukuse ja uhkustunde kaart ja ta tähendab isegi mingis mõttes nagu lavavalgust, et ma ei tea, millega te tegelete, aga keegi võib saada millegiga ka nagu kuulsaks ja tegelikult see on siuke nagu konkurentsil ärapaneku kaart ka, sest nagu me näeme siin üleval esimese rea lõpetas ära sauade 5 ja nüüd teise rea lõpetab ära sauade 6 ja need on siis järjestikused samast mastist olevad kaardid ja kui need kaardid niimoodi välja tulevad, siis tegelikult peaks see tähendama selle kaardi aspektid siis mingit nagu arengut, ehk siis aktiivsed, loovad ja mingid kirglikud arengud peaksid siin grupile või elutee numbrile 6 toimuma ja igal juhul näitab siin ka see
karikate 10, algab mingi uus tsükkel ja võib-olla just siuke tsükkel, kus te olete just eneseteadlikum, sest see ülemprest rinnas on tõesti siuke hästi suur nagu eneseavastuse tegemine. Et ülimalt positiivne energia. Nüüd ma panen ka tähele seda, et meil oli ju müntide 3 ja müntide 4. Ehk siis meil on siin topelt järjestikuste kaartide energia, aga müntides siis tegelikult ikkagi jah, rahaasjades peaks ta näitama ka siin mingit külluslikku või viljakat, mingit arengut. Ja siis võib-olla peategi natukene ettevaatlik olema, et kui mingid arengud hakkavad toimuma, et siis liigselt palju mingeid kaane külje alla ei poe, aga need arengud võivad just toimuda läbi mingite koostööde või läbi selle, et te küsite kellegilt abi või nõu põhimõtteliselt. Aga grupp 6 või elude number 6 peregrupi liikmetele siis aitäh kanali toetamise eest ja kui on ka neid vaatajaid siin, kes ei ole liikmed, siis kindlasti minge kommentaaridesse ja pange peregrupi liikmete kommentaaridele siis pöidlaid ja südameid. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau grupp number 7 või elutee number 7 ja vaatame, mis on siis tulemas teile. Võib ka sünnipäeva number 7 olla. Ja mis tuleb number 7-le lähitulevikus? Number 7 lähitulevik, number 7 lähitulevik ja number 7 lähitulevik. Ja number 7 on selles mõttes nagu lahe, et kui ma siin kõikidele nagu nendele tähtkujudele või mitte tähtkujudele numbritele, siis olen võtnud 6 kaarti. Siis vaata 7 on siuke, kes ütleb, et ei, mina olen 7, ma tahan 7 ja siis ta võtab endale ühe lisakaardi siit, eks ju, et jah, väga meeldiv, minugi poolest number 7 teeme ära, ja esimese kaardina muidugi väljas teil mõõkade 2, mis on siuke nagu blokeeritustunde energia või kahe valiku vahel olemine, midagi võib olla siin seotud suhtlusega. Kellegil võib olla 2 võimalust, kellega ta suhtleb ja keegi ei tea siin kummas suunas minna. See võib olla teie energia, see võib ka olla kellegi teise inimese energia siin, mis on seotud teie energiaga. On siin ka mingit ärevust või siukest stressi, on siin mõõkade 4 ja see muidugi võib jällegi tähendada nagu seda, et keegi on siin enda energiat liigselt palju teistele inimestele välja andnud ja tundub, et see võibki olla siis siuke nagu suhtluse energia, et keegi suhtleb siin võib-olla liigselt paljude inimestega ja ei ela justkui nagu enda jaoks, vaid elab rohkem teiste jaoks. Ja mõõkade 4 nüüd tegelikult ütlebki siis seda, et te peaksite natukene nagu aega maha võtma ja pühendama seda aega iseenda jaoks. Ja tänu sellele te võite siin vabaneda mingist ärevusest või stressist. Ja tuleb selle peale ka välja müntide rüütel. Muidugi nüüd müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel, eks ju. See tähendab siin kannatlikkust. Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Ta võib olla küll kõige aeglasem rüütel, aga ta on ka samas kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul müntide rüütel tähendab siin mingeid arenguid teie olukorras, kas siis mingeid materiaalseid arenguid või mingeid uusi võimalusi materiaalseid või siis tõesti on see mingi suhtluse areng, eks ju, mingi suhte areng. Samas, ta ongi siuke nagu aeglaselt liikuv kaart, mis ütlebki, et tasa ja targu ja asjad peaksid niimoodi siis nagu toimima. Et võib ka tähendada seda, et kui te olete vallaline isik, et siis mingil austajal võtab nagu aega teie poole nagu tulemine, et väga võimalik, et siin ongi nagu 2 võimalust, 2 valikut, mitte teil, vaid tal. Ja midagi siin nagu võtab aega, mis iseenesest ei ole halb energia, sest te tahate, et inimene oleks kindel, kui ta tuleb. Nüüd teise rea alustuseks muidugi on siin grupile või elude numbrile 7 väljas sauade 10 ja kõik 10 tähendavad siis vana võib-olla mitte nii eduka tsükli lõppu ja uue parema tsükli algust. Sauade 10 on siuke kaart, mis tähendab siis justkui siukest nagu rabelemist, et väga võimalik, et te olete pidanud siin palju nagu ringi jooksma ja toimetama, et oludega toime tulla võib-olla siis, aga see kaart on tegelikult siis siuke kaart, mis ütleb, et uus tsükkel peaks tulema teie jaoks nagu mure või koorma vabam. Ehk siis te vabanete siin mingist murest või koormast. See muidugi ei pea tähendama seda, et te peate täielikult lõpetama selle aktiivse tegutsemise, aga mingi mure või koorem siin kaob teil nagu ära, mulle tundub. Ja kohe peale seda on tulemas välja ka mõõkad 9. Väga huvitav, pooled kaardid on nagu mõõgad, et siuke hästi tugev mõõkade energia. Meil muidugi olid siin, ma ei mäleta, kas grupp number 2 või siin oli nüüd lõpupoole ka siin number 6 või kellegil oli nagu täiesti mõõkasid täis lugemine.
et väga nagu sarnane energia mingis mõttes, et number 7 võib-olla minge vaadake sealt eespoolt 2-3 või 4-6 või mingit sihukest ka. 4-7 on muidugi kokku 11 on ju mingi meistrinumbri energia. Mingi seos võib kellelgi seal olla, aga mõõkad 9, ta on mineviku kahetsemise kaart, ta on sihuke hirmude nagu kaart, halbade unenägude kaart või unepuuduse kaart. See ei pea üldse teie nagu energia olema, et see võib ka olla, et see on seotud mingi inimesega, kes käitus teiega nagu halvasti. Võib-olla see inimene üritab ka teie ellu tagasi tulla. Aga teie jaoks on siin väljas eelviimase kaardina mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart tegelikult ütleb seda, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Et igal juhul see kaart ütleb, et peab nagu tegutsema, et ei tasu jääda ühe koha peale liiga kauaks nagu seisma. Samast ütleb ka seda, et ei tohi liigselt kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, aga tuleb olla nagu selles arengutsüklis või nagu liikumises ja see peaks teile kaasa tooma siin mingi stabiilsuse ja turvatunde ja vabastama teid mingitest muredest või koormatest või isegi nagu hirmudest või mingist ärevusest või kellelgi on mingi suur stress või mingi sihuke nagu negatiivne energia siin sellega on. Ja väga huvitav nüüd viimase või lisakaardina tuleb teile siis siin välja karikate rüütel. Ehk siis kui ennem esimese rea lõpus oli meil müntide rüütel, siis tuleb siia juurde ka nüüd karikate rüütel. Vot see võibki olla siin see mõõkade 2, eks ju, et kahe valiku vahel olemist võib tähendada. Muidugi karikate rüütel, nüüd on hästi romantiline rüütel, see võib tähendada tunnete avaldamist, mingid kohtinguid, emotsioone, eks ju. Ja ikkagi seda tugevat romantika energiat see tähendab, et ma ei tea, kas tähendab see siis seda, et uus tsükkel toob kaasa siis mingi uue võimaluse või mingi uue austaja või on siin üks austaja minemas üle siis vahetuvasse energiasse. Ehk siis kui müntide rüütliga oli nagu võttis aega see nagu adra seadmine põhimõtteliselt, siis nüüd karikate rüütliga võib-olla inimene võtab ennast kokku ja hakkab nagu teie poole tõsisemalt liikuma. Et võimalusi siin on palju. Grupp 7 elude number 7, see oli siis teie video peregrupi liikmetele suured tänud kanalit toetamise eest ja kui siin on ka vaatajaid, kes ei ole peregrupi liikmed, siis kindlasti minge alla, vaadake kommentaare ja pange siis peregrupi liikmete kommentaaridele pöidlaid ja südamenupet tänutäheks. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau grupp number 8 või elude number 8 või sünnipäeva number 8 ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas numbrile 8 lähitulevikus. Numbrile 8, mis on tulemas lähitulevikus, numbrile 8 ossa lähitulevik. Ja väga positiivne teotab see tulla. Need kaardid on viimaste hulgas ja see kaart jääb kolmandaks, aga ütleme niimoodi, et number 8 kohe esimese kaardina välja võtta siis päiksekaart on nüüd küll midagi meeletult positiivset, sest päiksekaart on kõige positiivsem kaart taropakis. Tähendab ta alati mingit edukust või võidukust või mingit saavutust, rõõmu igal juhul, eks ju. Ükskõik milliseid positiivseid suhteid või sidemeid, siis võivad siin tekkida sõprussidemed, armastussidemed, töösidemed ja need võivad edukad olla. Suhetesse muidugi ta on ka raseduse energiakaart, et siin poniga ratsutab mingi beebi, et kellelgi võib siin ka mingid raseduse uudiseid olla ja üldplaanis siis jah, sihuke meeletult positiivne energia kellegi poole on liikumas. Samas teise kaardina on siin väljas siis teil ka mõõkade paas, mis ei ole just kõige positiivsem kaart, et ta võib tähendada mingeid uusi väljakutseid või mingeid uusi katsumusi. Muidugi ei tohiks liigselt palju siin nagu karta, võib ta tähendada ka mingite uudiste hilinemist, võib tähendada kellegi jaoks ka mingit netisuhtlust. Baasid on siuksed nooremapoolsed energiad, lapsikud võib-olla natukene võib tähendada nooremapoolset proovile paneva nagu austaja energiat. Samas kellelgi võib siin väga jutukas laps olla, et mõõkadega on siin väga mingi sihuke nagu tugev suhtluse energia, väga huvitav. Vaatame, mis on kolmas kaart. Ahaa, ja kolmanda kaardina tuleb siin grupile või elude numbrile 8 välja mõõkade 10.
ja mõõkade 10 tegelikult tähendab seda, et keegi on nagu põhjas ära käinud ja siis hakanud uuesti sealt põhjast üles tulema. Ma ei tea, kus te nüüd parasjagu sellel tsüklil olete, kas te olete just selles olukorras, et te olete alles need 10 mõõka selga saanud, aga igal juhul valgustushetk või pöördepunkt elus kaart see on ja see kaart ütleb, et enam midagi hullemaks minna ei saa, asjad peaksid liikuma teie jaoks üles mäge. Ja tõesti mingi raske tsükkel siin kellelgi selja taga on, aga huvitav, sest alguses tuli kohe välja päike, mis annab sükest positiivset energiat ja nüüd teise rea alustuseks tuleb teile välja ka sauade 10 ehk siis 2 number 10 kaarti veel siin grupile 8 järjest, mis siis tõesti võib-olla kinnitab seda, et on siin mingid tsüklid teil nagu lõppenud ja on peatselt algamas. Muidugi sauade 10 nüüd selles mõttes on hästi hea, et sauade 10 on nagu siuke muredest või koormatest vabastava energiaga kaart. Et ta kindlasti tähendab, et keegi on pidanud siin palju nagu rabelema, võib-olla mitte ainult enda pärast, vaid ka, et teistel oleks hästi. Aga nüüd on siin mingi mure või koorem on kellegi õlult nagu kadumas ja saab alata mingi uus tsükkel, kus ei pea siis võib-olla nii palju pingutama, et igal juhul sauadega ikka peab olema nagu aktiivne, loov ja kirglik, aga ei pea siis võib-olla üleliigselt nagu rabelema mingite asjade nimel ja põnev, sellepärast et nüüd eelviimase kaardina on teile siin välja anda mõõkade rüütel ja esimeses reas oli keskel meil mõõkade paas ja see tähendab nüüd hoopis siin seda, et meil on 2 järjestikust samast mastist kaarti ja baasist areneb välja rüütel. See võib tähendada teie enesearengut, see võib tähendada mingit lapse arengut, see võib tähendada mingit austaja arengut. Keegi on siin läbi tegemas mingit päris suurt arengut. Mõõkade rüütel iseenesest on aus õiglane, ta on siuke hästi kiire energia, võib-olla peate siin kiiremini mingis olukorras tegutsema, peate ise kiiremini kellegiga nagu suhtlema või ühendust võtma, et asjad arenema hakkaksid, aga võib ka tähendada seda, et väga järsku võib olla tekkinud või võib alles tekkida teie ellu mingi uus austaja, aga see on inimene siis järelikult, kes on hiljuti läbi teinud mingi päris hea nagu arengu ja kui see on teie enda energia, siis tähendab see enesearengut, eriti siis mingit mentaalset nagu arengut selle mõõkade energiaga. Ja viimase kaardina on teile välja anda karikate 3 ja karikate 3 on väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart ja ta on pidustuste ja tähistamiste kaart. Ehk siis väga tõenäoline, et saate siin midagi tähistada, mõnusad ilmad, soojad on ka siin tulekul, eks ju. Ja muidugi ta on ka nagu selles mõttes huvitav energia, et karikate 3 võib tähendada mõnikord ka seda, et te võite mingite pidustuste käigus siis tutvuda uute huvitavate inimestega ja need võivad olla sõprussidemed, aga nad võivad olla ka romantilised sidemed ja kohe alguses see päiksekaart ütles ära, et on võimalik siin isegi ka töösidemeid on võimalik siin nagu luua, et igat pidi siuke positiivne energia tasub silmad kõrvad lahti hoida ja raske tsükkel tundub läbi olevat, tundub, et on tulemas mingid arengud, kas siis teil või teie läheduses kellegil, kes võib teile huvi pakkuda, et põnev peregrupi liikmed, aitäh teile kanali toetuse eest, et saan ikkagi neid videosid teha. Kui siin on vaatajaid, kes ei ole peregrupi liikmed, siis kindlasti minge video alla, pange peregrupi liikmete kommentaaridele pöidla nuppe ja südameid, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau grupp number 9 või elutee number 9 või sünnipäeva number 9 ja vaatame siis üle, mis siin 9-tele on tulemas lähitulevikus ja mis on tulemas 9-tele lähitulevikus. Mis on tulemas 9-tele lähitulevikus. Ja väga huvitav, peaaegu kõik kaardid läksid siis lauale tagurpidi, välja arvatud viimane ja esimese kaardina on teile siis välja anda mõõkade 6. Mõõkade 6 muidugi on siuke nagu raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Et tegelikult ta ütleb, et kõige hullem on juba seljatatud. Ta on muidugi kaart, mis räägib natukene siuksest nagu negatiivsest suhtumisest või negatiivsetest mõtetest. Et igal juhul see kaart ütleb, et pigem te peaksite keskenduma enda mingile uuele energiale või te peaksite nagu positiivselt vaatama tuleviku poole. Et sellega te kutsute ligi siukest positiivsemat energiat, et kindlasti ärge olge liigselt nukrad. Nüüd teise kaardina on
teil kohe väljas sauade baas, mis on siis väga hea sihuke nagu entusiasmi ja julguse energia, tegutsemine, proovimine, katsetamine. See kaart võib olla sihuke kaart, mis ütleb, et kui te minevikus midagi proovisite ja võib-olla ei tulnud nii hästi nagu välja, siis võib-olla nüüd on aeg neid asju uuesti nagu proovida ja selle võrra võib see paremini teil nagu välja tulla. Et igal juhul kaart ütleb, et olge nagu julge, võtke võib-olla mingeid väikseid riske. Muidugi nüüd võib see paljude jaoks tähendada siis sihukest nagu nooremapoolse austaja energiat, eriti sauadega on siin sihuke tugevam ka seksuaalenergia, et kindlasti võib tähendada kellegi jaoks kütkestavat nooremapoolset mingit sihukest austajat, et võimalusi siin on. Nüüd muidugi kolmanda kaardina on siin aga välja anda karikate emand ja muidugi ta vaatab selle sauade baasi poole, eks ju, muidugi see sauade baasid on hästi nooruslikud energiat, et ta võib ka olla siin nagu lapse energia, sest karikate emand on sihuke hästi nagu emalik energia, hästi sihuke nagu hoolitsev, see on tingimusteta armastuse kaart, eks ju. Muidugi tegemist on siin spirituaalse ja empaatiavõimelise inimesega. Inimene on ka hästi emotsionaalne, selle järgi peaksite ta väga hästi nagu ära tundma, kelles on siin karikate emand peidus. Muidugi see võib olla teie enda energia, eks ju, aga enamasti on ta siin naisterahvas, et kui ma ütlen, et kuningad ja emandad võivad olla nii meesterahvad kui naisterahvad, siis karikate emanda puhul ma ikkagi arvan, et siin on naisterahva nagu energia, et midagi on siin seoses ka mingi naisterahvaga. Nüüd aga tuleb olla ettevaatlik, eriti võib-olla selle sauade baasi, selle kütkestava kirliku seksuaalenergiaga, sest teist rida, number 9, alustab teie jaoks kuradi kaart. Kuradi kaart võib tähendada toksilisi sidemeid, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi või illusioonide vangis olemist või nende vangi jäämist. Et olge ettevaatlik, et ei lase siin endale mingit kotti pähe tõmmata või kellegi ennast ära meelitada mingi magusa jutuga, sest sauade baas võib siin tõesti olla sihuke hea jutuga isik, eks ju. Muidugi võib siin kellelgi olla siis seksisõltuvus selle sauade baasiga ja mis iganes, eks ju, et võib ka see tähendada seda, et esimest rida alustasime mõõkade 6-ga, mis ütles, et raskused on nagu ületatud ja seljatatud ja võib siin olla ka see, et keegi minevikust mingi negatiivne inimene võib üritada ka teie ellu nagu tagasi tulla, aga need on enamasti sellised olukorrad, kus lihtsalt tasub täielikult vältida seda isikut, isegi kui ta teile kirjutab, ärge vastake, ärge lugege isegi, mis ta kirjutab ja ärge vastake, ärge isegi avage ja küll inimesed ära väsivad nii-öelda. Nüüd eelviimase kaardina tuleb siin teile välja ka tornikaart. Ja tornikaart võib tähendada nüüd mingit ootamatut kiiret lõppu mingile olukorrale. Kui te olete keerulises olukorras, võib see teie jaoks olla väga positiivne muutus, mis väga järsku võib tulla. Kui te olete hetkel väga positiivsed olukorras, siis võib siin asjad pea peale pöörata, eks ju. Muidugi see kaart ütleb, et tuleb lihtsalt olla valmis tegutsemiseks. Et kiire muutus ei pea tähendama seda, et midagi nagu halvasti läheb, vaid see tähendabki seda, et midagi lõpeb ära ja mingi uus asja algab, eks ju. Et igal juhul sihuke nagu muutuste energia. Võib-olla väga järsku lõppes teil ära mingi toksiline side või suhe või siis see kaart on ka nagu sihuke kaart, mis ütleb, et kui tegelikult nagu te peaksite lõpetama ära mingi toksilisi sideme või suhte ja te ei ole siiamaani seda teinud või osanud seda teha, siis see võib olla nagu sihuke, et universum annab teile mingi nagu lükke, et nüüd on see õige aeg või justkui otsustab teie eest ära, et nüüd on see aeg see asi nagu lõpetada. Et teeb teie eest ära nagu mingi sammu, et mingi asi lõpeks ära ja mingi uus asi saaks alata. Kuigi mulle tundub, et see on juba nagu minevikus või et võib-olla see räägib nagu mineviku sündmustest, et väga järsku või pauguga midagi nagu lõppes ja siis sai see mõõkade 6 nagu teekond alata, aga vaatame viimane kaart. Ja viimase kaardina on siit tulemas välja mõõkade 7, mis on väga-väga huvitav. See tähendab taktikalist käitumist või olukorrale teise nurga alt lähenemist. Ehk siis see ongi võib-olla see, et te läksite kellegiga lahku ja te oletegi kogu aeg mingi kokku-lahku mingit asja teinud. Ja nüüd see kaart ütlebki, et muutke enda lähenemist, et liikuge teises suunas või muutke enda taktikat ja see võib kaasa tuua teile palju edukamad nagu võimalused mingites olukordades. Ja samas meil on siin mõõkade 7, eks ju, ja me alustasime mõõkade 6-ga. Ehk siis tegelikult meil on nii-öelda 2 samast mastist kõrvuti olevat kaarti ja see peaks kaardi aspektis tähendama arengut ja mõõgad on just nagu mentaalsed kaardid ja nad on suhtlusalased kaardid. Et mingi suhtlus võib siin järsku arenema hakata, samas võib teil tulla endal nagu mingi mentaalne selgus või te võite aru saada, kus mingid asjad mingis olukorras nagu valesti läksid ja teile võib avaneda täiesti uus siuke nagu maailm või tekkida uus maailmavaade tänu selgusele või avastusele.
et väga-väga huvitav nagu energia, natukene ikkagi soovitan olla ka ettevaatlik, sellepärast et mõõkade 7 negatiivse poole pealt võib tähendada pettusi, vargusi, saladusi, eks ju. ja see teine rida ei ole siin just kõige nagu positiivsem, et ka olge ettevaatlik ja nende inimeste osas, kes teile nagu ka lähenevad, et ei tasu liigselt palju nagu usaldada. Samas, kui te olete ise siin karikate emandaja energias, siis ma eeldan, et tajute päris hästi ära, mis kavatsustega inimesed teie poole on tulemas. Aga grupp 9, elude number 9, sünnipäeva number 9. See oli siis teie video peregrupi liikmetele. Suured tänud kanalit toetamise eest ja kui te ei ole peregrupi liige, siis kindlasti minge alla kommentaaridesse ja pange peregrupi liikmete kommentaaridele südameid ja pöidlaid. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.